ju. Ma ütlesin, et alustan uut video mingit seeriat. Jep, 2025 aasta Street Klassi driftikas tuleb sellest teoorias võib-olla. Ja see aasta lõpp, ma ei tea, võib-olla jõuaks veel sellega mingi rajale, aga põhimõtteliselt auto on praegu täiesti stokk. Mootori vahetus tuleb, sillad kõik teha, koilid. Mul on see nimekiri nagu olemas, mis teha. Ja praegu oleks vaja kere pool nagu ära teha. Üks karbinurk on vaja teha. Sisu tõmbame täna välja. Ja ma ei tea, vaatame ühesõnaga, kui palju jõuab teha. Et selle suve jooksul võiks jõuda teha päris palju. Ühesõnaga, ma ei tea, auto on siin. Nagu ilts joa käib või? Ma ei tea, tere. Ühesõnaga, ma ajame sisse pilli ja hakkame sisu nauti võtma. Tagant viskaks tühjaks sisu ja võtaks karbi katted ära, et kapa teeb karbid ära ühe poole teoorias ainult ja see on nii. Oi vittu, palju mida siin on. Meie sisu on väljas enam-vähem. Eest on vaja see esimene vaiba osa veel välja saada, sest et siit poolt on see karp suht... Tuhande see subscriber vahel lastim välja täna. Siit näeb suht tuppa. Siit koostan juba varem ütlesin, et siit on ikka siit näeb. See on suht ainuke koht ka, mis sellel on süüke. Ja see on ka mingi õrnalt siit see nurk. Muidu pagassi see põhi ja see on suht enam-vähem jälle läbi roostetud. Seda ei pea välja ka lõikama. Suht mõttetu ka. Et kui sellega tahaks hiljem talvel ka sõita näiteks, siis saab sinna mingi raskuse lükata sisse. Ma ei tea, teisel pool karbis nagu tõstekood olemas, et seda ei ole mõtet üldse puutudagi. See Street Klassis ei pea see olema nagu nii hull, seal enamus pillid nagu nii roostid. Teeb selle siseseina lihtsalt kuidagi ise mingist plekist, valtsib sinna mingi nurga ja karbi, ühe poole karbi tellib ära, vahetab selle esimese poole otsa ära. Ja
ma ei tea, vaatab, palju täna veel teha jõuab. Midagi jõuab äkki välja lõigata sealt juba. Nii, kus lamp on jälle läinud ju. Ühesõnaga siit sai selle eest ära. Siit näeb õue. Lõikab mingid tükid ära sealt, selle tüki ära, mis seal roostis on. Siis ma mingi aeg tellin selle karbi ära, siis mingis osas vahetab selle välja ja kapa teeb, ma arvan, selle seinast nagu ära niimoodi. Et nagu päris Flintstone'i auto ei oleks. Ja ma ei tea, siit vaatab seest veel mingi kronsast asju, et need, kui on mingid need tikud väljast, need lõikaks ära, et siis mingi rõhk ei tõmbaks ennast. Võtsin veits pigimatte välja, tahtsin veitsin veel teha. Muidu vist mõttetu nii-öelda streedi autol. Aga noh, pikas reiskaar, siis mõtlesin, et võib. Mehka timmib seda karbi tükki ära sealt. Ei võtab kohe kaitset. Ja mõtlesin üldse, et räägiks, mis plaan nagu siin on. Mis siin vaja nagu teha on üldse, mul on mingi list. Panen kaamera kohe tripodi peale ja siis räägin, võtan telo lahti. Ja mul on siin mingi checklist, ehk siis esimene oligi põhimõtteliselt sisu välja, millega alustasime, see on tehtud. Siis sildadest, tagasild tuleb alt ära kõik. Tuleb tagasilla tugevdused keevitada. Pritsiga laseks sillad ala üle ja polupuksid kõik. Siis alumised kämberarmsid võib panna reguleeritavad streetklassis. Siis paneks maatis BMC omad ilmselt taha. Siis noh, tagasild kõik nagu nii-öelda uueks ja rattalaagrid, pidurid, tikkpoldid lähevad kõikidele. Toppelt supporti adapterid. Ja differ läheb 188. 188K ja veopõllid ka, sest see praegu on 168. Ja 444, see on veits liiga aeglane ka ilmselt nagu nii ja ma arvan, et see mootorist ma veel ei ütle, mis tuleb. Teeme türa veits on vaja ikka hoida seda pinget. Lõpeta see grillitamine ära, siis mootor läheb. Mootor läheb 4-liitrine, aga võite arvata, mis mootor. Siguli mootor oleks siguli. Esisild, üle käia, eksentrikud sinna õõtsadele. Võib ära lõppeda, ma ei ette seda mõtet. Noh, eksentrikud ette sinna tagumistele, vaadata üldse üle, mis seal on. Kui midagi vaja vahetada, siis vahetab ära seal mingid rooliotsad asjad ja koilid tulevad, koilid ilmselt PC-d, sest et fiilidega hinna vahe on mingi 3 sotti. Ma arvan, et see PC on väga normaalne ka street klassi jaoks. Siis
siis mootor maha, sest et 1.8 automaadiga ei sõida ilmselt driftiga. Reidi kaastud millegi kindlasti. Ja kütusepump siis peaks upgrade'ima, esiklaas on vaja vahetada. Ja üldse kere esitiivad on ka, ma ei tea, mingi mõte on, et see ei ole mingi prioriteet. Türa sa puurid sinna. Parandad tooli. Mul on vaja teha, kolleegid. Oota ära siis. Et mingi mõte oli, et overfenderit panna mingi whitebody, aga see ei ole mingi prioriteet. Mis veel on sisust, no iste tuleb välja vahetada kindlasti. Mingi süke vähe toekam, sest et need originaalid, need ei ole isegi spordist, need ka siis libis maha, lihtsalt rool, mingi teine hüdrokas siis kirp ilmselt või siis Wisefab vist laseb hüdroka varsti välja, siis ma vaatan võib-olla näiteks selle aku taha viia, sinna kinnitused teha, mingid tõmbeaasad on vaja teha, tulekustuti panna, klaasid ja tuled, no kõik klaasid, peeglid, aknad, tuled tuleb kiletada. Tulest vist ei pidanud, kui plastikud olid. Catch-cannid teha mootorile, kastile, roolivõimule ja difrile. Ilmselt mootori, kasti ja roolivõimu saab ühte panna ja differ taha eraldi. Ja rohkem mul praegu kirjas ei ole. Mingi aeg peaks printima välja selle streedi reeglid ka kollas selle markeriga ära märkima, mingid tähtsamad punktid, mida järgima peaks. Ja siis viimane asi, mis mul ongi kirjas, on engine swap. Mootoriga ma ei tea, millal tegelema hakkaks. Sest et Eestist mingi tihendi kitti asju väga ei leia, UK-st tuleb tellida. Ja vahetaks seal tihendid ära, hammasrihma, veepumbad asjad ja vaataks üldse üle. Nii et ma ei tea, mingid hindid on, võib-olla keegi arvab, keegi teab ka, mis mootorid on. Aga mootori swapi ma teen ikkagi eraldi video. Ja ma ei tea, põhiasjad on räägitud. Mis veel midagi? Veohollid, mis läheb suured? No 188 omad suurem. Pidurid? Pidurid jäävad need samad ikka. Ja mis ma vahetan? Palju sa seal driftis pidurdad? 3 nullikat paned ikka siis. Ei, no siis kui hakkad sinna pilde olla vaja, siis ma pean tagant vahetama suure õõtsaga ära, et 3 nulli pidur saab. Ette saab, aga taha ei ole küll mõtted. Kui nagunii läheb selle eraldi supportitega hüdrokas, siis. Nii mingi osa autost saab kuradi harjaga kokku pühkida. Mehka siin rammis, ma ei tea, mingi 3 tundi sellega. Sai siit tükid küljest ära. Mingi aeg teeb edasi selle karbi, lõpetab ära ja ma arvan, seda keretööd ma enam ei viitsi filmida siin. Et siis, kui mingi silla asju hakkab tegema või midagi muud huvitavamat, et siis filmib edasi. Aga selle video, ma ei tea, kui pikk see tuleb, suht lühik ilmselt. Ma lükkan ikka üles ära, siis on mingi info vähemalt, millega tegelen siin.
ja et mis tulemas on. Ja põhimõtteliselt jah, et saab kere tehtud, ma ilmselt mingi aeg ostan mingi polupuksid ära juba ja silla kinnitused, siis saab mingi hetk taga silda hakata tegema. Ja samal ajal ma üritan mootoriga ka tegeleda. Selle võtan, viin linna endal, saan töö juures teha üldse. Ja üritan seal ka filmida midagi. Vaat, aga ma ei tea, vist on kõik, võite arvata kommentaarides panna, mis arvate, mis mootor tuleb. Vaat, aga davai.